kuulsin, et täna on suur ja rõõmustav päev Eesti kaitsevõimele. Naiskodukaitse esinaine Mairi Tooming. Kuidas te seda uudist kommenteeriksite? Täna tõepoolest oli siis see päev, kui sai teoks meie kaua oodatud ja kaua unistatud sündmus. Nimelt allkirjastasin käskkirja, millega on loodud Naiskodukaitse allorganisatsioon Meeskodukaitse. Milleks sellist organisatsiooni vaja? No see huvi on olnud ikka juba väga pikka aega, et paljud mehed on meie poole pöördunud, et nende tõesti eluunistus on astuda ka Naiskodukaitsesse. Kuna see ei ole siiski võimalik meie põhikirja kohaselt, siis oleme me jõudnud selleni, et oleme loonud Meeskodukaitse. Keda te ootate Meeskodukaitse? No Meeskodukaitsesse on oodatud kõik need mehed, vähemalt 18-aastased, kes siis toetavad loodava organisatsiooni aluspõhimõtteid. Kindlasti on siis tulemas laste kasvatamise erialagrupp, koristamine on üks põhiprioriteetidest, mida me siis hakkame meestele eriti õpetama ja toitlustamine loomulikult käsitöö ja siis oleme ka veel mõelnud ja plaaninud, et loterii ja finantsküsimustes võiks siis ka olla need väljundid, mida siis mehed hakkavad järjest enam võtma endale. Tahtmatult tekib vormi küsimus, et milliseks saab olema Meeskodukaitse vorm? Jällegi, et esialgu on veel diskussioonid käimas sel teemal, aga väga suur huvi on ikkagi olnud selle vastu, et võtta üks ühele üle nüüd Naiskodukaitse pidulik vorm. Et seal tekivad mõned küsimused, mõned väljakutsed, et peame siis ka hakkama õpetama meestele seeliku kandmise etiketti ja kontsakingadel seismist, aga kindlasti ei saa see olla ületamatu raskus. Arusaadav. Kuidas on nüüd suhted Kaitseliiduga? Kas on näha, et organisatsioon hakkab dubleerima ka omakorda Kaitseliidu? Ei, kindlasti mitte, et need mehed, kes liituvad nüüd Meeskodukaitsega, et nemad ei ole seda sorti mehed, kes nüüd läheksid metsa, paneksid laigulise vormi selga, et nemad on just need, kes tahaksid jääda koju, siis hoida kodu korras, toitlustada, koristada ja tegeleda siis selliste pehmemate väärtustega. Selge. Kuidas on seni olnud Kaitseliidu poolne vastuvõtt organisatsiooni? No väga positiivne, et Kaitseliidu juhtfiguurid ikka toetavad igas meie otsuses meid ja tõesti olen saanud juba mitmeid telefonikõnesid, kus on siis avaldatud tunnustust sellise kaua oodatud otsuse pärast. Selge. Suur tänu teile, aitäh!